Hallo, tervist, Arnold! Tervist sulle, Hillar, ja tere! Mina siinpoolt teen suga väikest videointervjuud siin reedese osas, et reedel kohtume Zodiagis, et sa oled meil üllatuskülaline seal. Ja mul on selles mõttes nagu vaba õhtu küll, et on räägitud Eikiga ja et ootab mind väga sinna ja ma arvan ikka, et kui vaba on, miks siis mitte tulla teile külla, ma alles tegelikult hiljuti käisin Zodiagis, seal oli väga kuulsa YouTuberi striimaja, siis ühesõnaga Isto suur sünnipäevapidu, kus ma olin DJ Eikiga samamoodi laval. Et see läks väga hästi, et Zodiagis olen ma viimasel ajal päris tihe külaline, kõik tahavad mind Tartusse väga näha. Ja nagu ma tean, eile tegin Eikiga väikese videointervjuu, et esitate seal siis seda uut laulu ka, mis te salvestasite Eikiga? Ja see on tehtud ja täitsa olemas, et korralik värk ikka käib, et ma arvan küll, kui ma nüüd need sõnad äkki niimoodi pähe ka veel saan, oleks hästi, sest mul on ikka päris suur tempo praegu taga ikka siin. No ma arvan, et kui sa nüüd sõrupaberilt maha loed nagu minagi, et ei ole siis ka väga hullu, et vähemalt et saad esitada. Ja no uus lugu ja mul on ikka neid videosid ja tegemisi päris palju, et päris korralik kamm käib, et alles oli eile terve päev olin filmivõtetel külmas õues kuskil seal Maardu kandis, et ei taha nüüd üllatust öelda, mis on, aga midagi väga ägedat on tulekul, nii et siin täistaeva all olin päris korralik võttepäev oli meil, et kõik asju juhtub minuga. Igale poole ma ka jõuan, ütleme niimoodi. Kas oli nüüd selline lihtsalt sükene videofilmimine või mingi telekanali poolt filmimine? See oli ikka videofilmimine, aga mille puhul või miks siis, see tuleb varsti üllatusena. Nii nagu Eikil ja sul on üllatusi, nii tuleb seegi, et ma kogu aeg täiustan ka ennast siin, kui ma olen Eestis ja tegelen sellega, et ma oleks võimalikult palju nähtav, kui on koroona ja esinemisi ei ole, nii peab tegelema loomingu ja videode ja lauludega, et ei tea, mis tulla võib, aga see kuu on igal juhul siin hästi läinud ja eelmine kuu, et Tallinnas on siiamaani päris kenasti kõik olnud. Olen igal juhul väga rahul Tallinna eluga ja Zodiagis siis teist korda nii lühikese aja jooksul tulen käima. No näed, aga tuleb sul kohe ka mingisugune sükene üllatav asi ette, mis vahepeal juhtunud on, et kohe, mis nagu paugu pealt kohe? Ma arvan, et see on täna tuli mulle tõukerattaga Anu Saagim tänaval vastu Tallinnas. Ja, et see oli päris hea ehmatus, et küll ma nagu viipasin talla, kui tal oli mõlemad käed kinni, nii ma arvan, et ta vist nägi mind, eks ma kandsin prille, see võib olla, et äkki ta ei tundnud mind ära, aga ma tundsin Anu tõukekaga ära, nii et eks ta jooksis Õhtulehe juurde tööle selle tõukerattaga, ta elab vist kesklinnas, siis ma arvan. Igal juhul nägu oli make-upi kõik täis ja päris korralik värk oli, et ma tundsin ta igal juhul sealt jope seest ära, et see oli tema, sest tema naeratus ja tema olek ja tema silmad, need on juba aastakümned tuttavad olnud, et igasuguseid põnevaid asju siin juhtub, aga kenasti on läinud. Energiat on olnud, ma isegi imestan, see aasta on päris tormiline mul olnud comebacki suhtes, sest et on ikka kõike olnud ja Soome tööd ka, nii et praegu Soomes hetkel tööd ei ole, et on rahulikum ja jõulukuusk on mul toas, on ära juba ja nii, et jõulud on tulekul. Arnold Oksum, sa oled ikkagi loodud Eestisse, sa oled Eesti inimene, nii et Eestis on ikka sinu põhiline koht. Ja seda küll, ja siis sa oled Hillar ka vist Zodiagis nüüd reedel või? No mina Eikiga esineme ja tore, kui sina ka toetad, et siis, et ma tahtsingi teha... Ja eks ma ikka tulen, praegu hetkel reedel ei ole midagi ja miks siis mitte tulla. Viimane kord käisin ka, see pidu oli väga vahva. Ega keegi ju ei teadnud, et ma tulen. Siis kui oli see Isto on siis mehe nimi, kes on väga kuulus YouTuber Eestis ja striimajate oma rühmagruppi esimees ja seal oli ligi mingi 40 noort oli, nii et päris korralik kammaia käis seal. Pilte võeti ja kõik oli väga kihvt, nii et siis see paaridamm Lea oli ja tema kallistas, jooksis kallistamas, tema ei teadnudki, et ma tulen. Et ta ei tundnud mind ära, sest mul oli ikka lips seljas ja valge bluus ja uhked kingad ja püksid ja täpsa nagu
nagu filmivõtetel, nagu oleks tulnud kuskilt Ameerikast siia Eesti. Ja mina plaanin homme Pärnust osta siuke visiiri, mis käib nagu näo ette, et ei pea seda tolmumaski kandma, et vaata, kuidas visiiriga on, et noh, kui sõita mitu tundi... Mul on tegelikult omale must mask olemas, ütleme nii, aga need tegelikult õhku väga kahjuks läbi ei lase, see on nüüd tõsi. Et laulmise ajal ma selge võtan selle ära. Muidu võib seal ruumis olla küll, aga laulmise ajal ma võtan ikka ära, sest ma ei usu, et sealt mu sõnu väga kuuleb, kui ma maski kannan ees. Et siis ütleme nii, et see asi on natuke Eestis läinud vähe üle kätte see koroona, et maskid, särgid, värgid, mina ütlen, et kallid pallid, upertrallid. Kuule, laula nüüd üks jupikene ühest laulust, näiteks ütleme see Uhke postipoiss, tuleb sul kohe? Ikka. No. Uhke postipoiss sõitis kord maanteel, külast külla, linnast linna vista tee. Kõik jään uudised tõi postipoiss kaugel, nüüd vaid möödun ajast mälestus on see. Tubli, nii et ma arvan, et homme esitad seda ka seal Zodiagis. Või homme, ülehomme tähendab reedel. Jaa, et reedel, et igal juhul väga-väga vinge ja Illar, sinuga näeme ka ja me viimane kord nägime sinuga suurtel DJ-ki filmivõttel. Need olid ka väga vahvad, ütleb nii, et pikk päev oli meil siis taga. Sina pääsesid varem minema, me olime õhtul kella 8-9 seal, need korralikult ralli sai. Igasuguse väga kihvt, kui see uus DJ-ki video välja tuleb. No võt, see tuleb... Aga kõige Illar Kohvi blogijatele soovin ilusaid rahulikke jõulupüü ja Illar ja Eikiga näeme ja rahvaga siis Zodiagis juba reedel. Jah, nii et ütleme kõigi rahvale, kes seda videot nüüd vaatavad, et tulge Zodiagi sõnaga, et võib veel võimalus tulla, kuigi on piirangutega need asi, et 30 inimest, mis seal olla võis sõnaga, aga noh, et liiguvad siia-sinna sõnaga, et kindlasti saab sisse sõnaga, nii et tulge kindlasti peole. Saab ikka sisse, loomulikult ma usun küll ikka, et saab. Zodiac ei ole nüüd ikka nii väike koht ka. Kõik, kes väga tahavad, tulevad ju varem sinna. Et mis kell see hakkab 6 või niimoodi? Ja 6 pidi sisse hakkama saama ja siis noh, niimoodi vaikselt siis tulevad. Et... Super. Väga suur tänu helistamast, mister Hillar, meie suur legendaarne kirjamees ja Eesti ajakirjanduse üks võtmefiguure. No vaata, sina oled showdiiva meil. Seda küll. Ütleme nii, et lendan ikka tiivadega minema, kui vaja, et juhtub kõike. Aga pulli saab ja nalja peab saama, nagu ikka showdad teevad, nii et teile tulemas siis reedel Zodiaki kõik. Ja, kõike head ja ole terve ja tugev ja kõik head sulle ka. Kohtumisele Zodiagis ja kõike head, nägemist.